Oskar Luts kevadel kirjutas. 1907. aasta sügistalvel sõitis nooruke parajasti töötu Oskar Luts linnast koju käima, abiks isale metsatöid tegema, kuid tõelist palgilangetajat temast ei saanud. Hiljaaegu oli Luts Toomas Oskari varjunime all ajalehes Postimees oma esimese kirjatöö eelnud ja ajalehes Päevaleht oma esimesed följetonid avaldanud. Ja nüüd tuli talle jälle äkitselt vaim peale. Asjaosaline ise on oma mälestustes tunnistanud. Veel samal õhtul alustan, sattunud sarki ja kirjutan kui lambi seli. Aga pole minust siis enam õiget metsatöölist järgmistel päevadel ja nädalatel. Muudki istun oma puudis ja lükkin ridu kas või silmad peast. See kirjakribimine hakkas silma ka Oskari koolipoisias nooremale vennale, kes nõudis metsameheks tulijad otsesõnu. Mida sa ometi ühtlõud kirjutad? Oskaril ei jäänud muud üle, kui suure saladuskatte all üles tunnistada. Ma kirjutan lugu sellest teast, kui ma ise koolis käisin, aga sa ei tohi sellest mitte kellelegi rääkida. Vend lubas vaikida kui haud ja nurus siis vastutasuks. Olgu, aga sa pead mulle sellest midagi ette olema. Olgu tulevad taistate kuule. Ja Oskar hakkaski lugema. Praegu on mõned Tootsi kaevustükid. Varsti pärast seda tuli suur pahandus Kõstriga. Toots oli lõuna ajal, kui kedagi magamistoas jõudnud, oma palitust, saabastest ja mütsist ühe mehe teinud alad käiputanud. Ülespoolnud seljal oli täht. Palun minu surmas mitte kedagi süüdistada. Posin ennast üles, et raha põleb. Varaste tagaajamine. Toots läks öösel välja. Kaaris ukselt kõled häälega. Mis asja sa luurid seal? Kas sa arvad, et ma sind ei näe? Tuli siis magamistuppa tagasi ajas kõik viimased üles vargaid taga ajama. Muidugi ei mõtelnud keegi tema jutu peale välja minna, aga unerahu oli siis kirikutud ja Kõstas ja asjast kuulda. Silkude naerutamine Eskoja välisukse külge Kõstri sünnipäevaks. Kuuvalga õhtul säärasid silgud nagu taevatähed ja Toots ütles, et need olevat ilutuled. Võrgulik kontsert kirikumise koolipäist aknalt, mis puhul kapellmeister Toots oma kulmu vastu puud puruks lõi ja teisel päeval Kõstri pealekäimis isa käest peksa sai. Poiss kuulas vaikselt venna jutulõnga, aga varsti märkas Luts, et vennas hakkas kihelema, just kui oleksid tal kirgud kallal. Ju tal on kirjad ei meeldi, aga ta ei julge mullest öelda. Aga luges siiski edasi. Sõit jäätükkide, kus toomingas Morgani osas Tootsis üle kera pidi juppuma. Suitsetagin õpetaja sauna taga, mis väga haledast läks mõned lõppeda, kuid kooli oli õpetaja eest kostmise varal ainult pikema kinnistumisega heaks tehti. Pilk ja laul kesama venna kohta, mille Toots kellegi abiga oli valmis sepitsenud ja paar päeva järgemööda igal vaheldil ettekandi. Vend tutsatab korra, siis teise ja kolmandagi. Siis hakkas aga naerma pistama. Oskar solvub. Mis see nüüd olgu? Aga luges siiski edasi. Laul, mis pika peale Kõstri kõrgulatus ja Tootsile pärast palju puhandust sünnitas oli järgmine. Oksida risti põrguvalu, seal on siis nüüd see minu talu ja sea põrsad, ehmakari, sakta, adra, kõrkesari. Kõik võtab ära kuri mari, kust põle muud kui paljas vari. Suur vaidlus imelikuga riidanagi pärast, millele tüli järgnes ja imeliku valiku tasku lõhki tõmmati. Imelik, sa ära topi oma valitud võõra nagivõtsa. Toots, narr, just seda tahtsin mina sulle praegu ütelda, see on minu nagi. Vend hakkab juba täiesti õlist naerma. Noor kirjamees jättis lugemise kanti ja küsis kasvatanud kuulaja käest päris pahaselt. Mida sa naerad? Naljakas on. Kuule, kas toona oli koolis tõepoolest sellised poiss nagu Toom? Võrgus tõstetud kirjamees tunnistas. No sellisena mul meelest säilinud on. Aga mis sa arvad, kas maksab edasi kirjutada? Oi, maksab küll. Aga ema arvas, et poeg peaks endale ikkagi vaatama mingi töökohakese, sest ega kirjaniku abil pole suurem asi. Ilma koduks mõtleme jääme, kodutuks
me pidime ise midagi välja mõtlema ja me teeme siis seda poomismängu ühe kuulsa inimese kohta, keda te kindlasti ei tea ja vot, alustame siis. See on keerulise nimega kirjanik, kes elas aastal 1862 kuni 1923. Te võite nüüd tähtega kokku. Ma arvan, et äkki naa. Väga hea. S. Kui on tugev tee. Nüüd ma tean, Eduard Põrnehe. Vaata, kus sul viga. Ei nagu küsinud nagu. Selle raamatu järgi on tehtud viimane liiga, Leonardo täht. Ma tean, see on Müst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad. Ei ole võimalik. Raamatu 17-aastaselt ja see räägib üliülestusest, et esimesena võib pakkuda harjut, kuna ta võib, arvas eelmisena. Äkki U. M. Ei ole M-i. Äkki on nõrk tee. Nõrka teed ei ole. Äkki on I. I-d ka ei ole. K-d ei ole. Äkki see sõna on magussupp? Ei ole. Ei ole. Ei ole. Ma arvan, et täiesti kindlalt on A. A on 2 A. E-d ei ole. Mis? L. L-i ka ei ole. Äkki on tugev C. T on hea. Ma tean, see on tasuga. See raamat räägib ka üliülest. Nii, keeles. Okei, siis. Räägi. Aga on A-d. Äkki siis S. Mina tean jälle. Vinnuvaidlused. Ei ole. Aga villuvõitlused? Jah. Tehti kõige kuulsama seiklusloo põhjal. Emma. S. Nii.
tugev T. A. järsku see on siinne reliikvia. Ei ole. Ei ole. L on. Muidugi, see on ju viimne reliikvia. Nii, klass. Tähti. kas mina alustan või? Võid alustada. nii, mina alustan. Ma arvan, et võiks olla õ-täht. Ei ole. Kahju. Ma ütlen vihje ka, et selles raamatus naerdakse välja harimatust ja rahajanu. X. Pole. N. on Tallinna naised ja naisekesed. Ei ole. Ei ole. B. R-täht. Tallinna narvid ja narvikesed. See on õige vastus. Aplaus Markole.
14. jaanuaril 1942 aastal Eesti kirjanik ja poliitik. Ta on Eesti kirjaniku Paul Rumo poeg ja ta on abielus näitleja kirjaniku Viiu Härmaga. ta õed on Mon Johanson ja Lea Tormis, tal on 4 tütart. Ta õppis Tallinna teises keskkoolis ja lõpetas Tartu Ülikoolis. Ta on töötanud Vanemuise ja Draamateatri kirjandusala juhatajana, olnud kultuurikonsultant, vabakutseline kirjanik ja poliitik. Ta on saanud tunnustatud 1966 Juhan Liivi luule auhinnaauto, 1986 Eesti Ennuse teine kirjanik, 2001 Riigikohtu 4. klassi teenete märk, 2005 Kultuurkapitali kirjanduspreemia, 2006 Valge Tähe teise klassi teenete märk, 2007 Põhjatähe orden Krossi. Kiiver ja tule ikka mu rõõmuse juurde 1964, lumevalgus, lumepimedus 1966, luulet 1960–1967, valid kogused 1968. Tuli noem 1969, saati aadress 1972, levis oma kirjalikult lugemine, lasteraamat 1974. Minu lapsed on mõõdus Palamuselt kiriku olevikus. Ma esialgu elasin Kehva Süüri korteris, hiljem aga oma ehitatud järveäärses majakuses. Juba lapsena leidis mulle uurida putukad ja kondi nagu Nordarvi. Õpinguid alustasin Antküla külakoolis. Hiljem astusin Palumuse Tihakonna kooli. Ja pärast Tartu reaalkooli. Kõige viimasena õppisin Tartu Ülikoolis Memortsa. Üheski koolis pole mul lõputunnistust, sest raskused matemaatikas paljud käega lööma. Minu kirjaniku tee sai alguse luuletajana. Esimesena ilmus luuletus nimega Elu. Kui tuntumaid teadused on Palmer ja Alemiku kirjeldavad Tootsi lood. Nendeks on kevad, suvi ja sügis.
minu esimene Puhkri teos Kevad ilmus 2 osas aastatel 1912 ja 1913. Ma olen avaldanud ka mitmeid jutustusi, näidendeid ja mälestusraamatuid. Näidenditest kuulsaim on Kapsapea. Kõige populaarsem laste just on Nusitsamees ja ma kuulusin ka Eesti kirjanikude liitu. Minu tegevust hinnati kõrgelt ning tunnustati töö punalipu ordeniga. Ja esimese Eesti kirjanikuna määrati mulle personaalpension ning anti rahvakirjaniku aunimetus. Minu teosed on mõjutanud ka eesti keele pruugi. Ma usun, et te kõik teate Kevade algusauset. Kui Arno isaga kooli möödus, olid tunnis juba avanenud. On levinud ka teised tekniigid, mis kinni jääseb, kinni löödud. Oleksin teadnud, et see tuleb, oleksin kodust ära läinud. Mis sul seal kodus on? Lille, Heinamaa ja Päikepanu. Ühe tegi. Suuresti teatas see siiski silside järgi. Kas oli 23. märtsil 1953. aastal? Kodaniku nimi Eduard Brunberg. Ta sündis 1862. aastal Virumaal Kullaru mõisas. Ta oli aidamehe poeg. Tuhat 1874 kuni 1877 õppis Kreiskoolis. Aastatel 1872 kuni 1874 õppis ta Tallinnas Kentmani algkoolis. Saatus viis ta vahepeal Peterburi kaubakontori õpilaseks. Ta oli lühikest aega joonestaja maamõõtjate juures. Aastatel 1878 kuni 1879 oli Kaunases tööl raudteekontoris. Seejärel proovis leiba teenida abikoolmeistrina. Ta oli Tallinnas Saksa ajalehtede kaastööline. 1881 läks Köster koolmeistriks Stavropoli. 1882 reisis Tbilisi, kus tegi reisi Väike-Aasiasse. 1885 oli ta Saksamaal. Eestisse tulles oli 2 aastat koduõpetaja Matsalu mõisas. 1886 kuni 1887 oli keelte- ja lauluõpetaja Kuuda seminaris Läänemaal. 1889. aastal otsustas lõpuks Tartu Ülikooli filoloogiat õppima minna. Mõne kuu pärast pidi õpingutest loobuma.
Ta oli koduõpetaja mitmel pool Venemaal ja Poolas. Berliinis töötas ajakirjaniku ja karikaturistina. 1893. aastal tuli Eestisse tagasi ja töötas kohtutõlgi ning arhivaarina. 1898. aastal reisis Palestiinasse, Egiptusesse, Kreekasse ja Itaaliasse. Aastatel 1907–1917 oli ta ülemtalu rahva eesistuja. 1919 tuli Tallinna ja leidis ka pealinnas tööd rahukohtunikuna. Ta suri 1923. aastal ja maeti Kopli surnuaiale. Samal ajal oli ta ka EKP
teaduskomitee liige. Tema suvest on ilmunud väga palju teoseid, nii luulekogusid kui ka näidendeid. Mõned tema luulekogudest on Karm noorus, Et õunakud õitseksid ja Mere ja taeva vahel. Näidenditest on kõige tuntum Muhu monoloogid, mille põhjal on tehtud film Siin me oleme, kuid lisaks on ta kirjutanud palju muid, näiteks Atlandi ookean, Lea. Ta on saanud ka mitmeid tunnustusi. Ta on saanud Nõukogude Eesti preemia 1949. aastal ja 1950. aastal, Stalini preemia, Eesti NSV teenelise kirjaniku preemia, Lenini preemia ja ka ENSV rahvakirjaniku tiitli. 2006. aastal taasavati Muhu saarel Kuhuva külas skulptor Tõnu Maarandi loodud Juhats Muuri monument ja ta on olnud 3 korda abielus. Tõlkija Ida-Saksaga, luuletaja Deborah Vaarandiga ja raadiosaate toimetaja Ellen Noodaga, kuid lapsi tal ei olnud.